No mis see nüüd siis oli? Luna TV hooaeg oli kiire ja tormiline. Aga mida me siis õigupoolest saavutasime? Oleme me nüüd tunnustatud uudistesaade või pigem nagu tudengite peldikusein, kus end välja elada? Otsustasin targematelt järele uurida. Seadsin sammud 6. korrusele Tallinna Ülikooli rektoraati, et uurida, mis ootustega Luna TV ellu kutsuti. Ma kujutasin ette, et ta on akadeemilisem, viisakam, kõik läheb valesti. vaoshoitum Läks pillu. ja nii edasi. Tundub, et oma ootustele me ei vastanud, kuid sellegipoolest painas mind küsimus, mis see Luna TV siis õigupoolest on? Ma arvan siiski, et ta on uudised. Olles tõepoolest vaadanud neid kõiki lugusid ja mõelnud ka küsinud neid küsimusi, et kas siin on uudisväärtust. Helga, snella. Ma arvan, et Ta võiks olla naturaalne. peaaegu igas loos on. Isegi mõnes loos tuleb seda natuke hoolikamalt otsida, aga kui väga otsida, leitakse üles. Sellegipoolest ei läinud kõik päris plaanipäraselt. Probleeme tekitas meie ilmapoiss Andrus, kui tema meteoroloogassistent tükkis ekraanile ilma ühegi riideesemeta. Kuna kartsin, et see võib meie saatele vee peale tõmmata, uurisin Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti esindajalt, kas oleme ehk nüüd rikkunud mõnda surmapattu. Antsakad asju näidati veidi paljast ihu, mitte mehe oma. Ja nii edasi, et kas see seostub millegi lubamatuga või reguleerituga, kindlasti mitte. See tähendab seda, et kui me räägime paljast inimese kehast, siis ta loomulikult ei ole vetopornograafiana. Tundub, et piiride kompamisest hoolimata suutsime siiski ellu jääda ja viia Luna TV läbi sünnitusvaludest. Loodame, et olete meiega ka sügisel. Seniks ilusat suve. Eerik Ehasoo, Luna TV.